Tere, mina olen Eija Uus ja sa vaatad Rahvaraamatu sisuhäälingut Raamatu Rännak. Ma ei tea, kuidas teiega on, aga minul mõnikord võtab raamatupoodi astudes silme eest väga kirjuks, sest alati on uute raamatute lett on lookas, nii tihti ilmub uusi raamatuid, raamatu arvustusi, toimub esitlusi, et kindlasti ma kohe ilmudes kõike läbi lugeda ei jõua ja kõike ka võib-olla letilt üles leia. Ning vist on ka nii, et mõned raamatud saavad kohe ilmudes ühel või teisel põhjusel küllalt palju turundust, promo ja me kuuleme nendest kohe palju, aga mõned kuidagi jäävad selliseks salajaseks ja alles hiljem, kui vaadatakse üle aastasaagile, siis tõusevad pinnale raamatud, mis on kuidagi kas vaiksel ajal välja antud, kui nad on märkamatuks jäänud, või siis mingisugusel muul põhjusel. Ning ma olen ka väga paljudelt lugejatelt kuulnud seda, et kui mingi raamat on väga-väga haibitud nii-öelda, kui mingisugune raamat tuleb välja, sellest liiga palju räägitakse, et siis on väga palju inimesi, kes ei taha seda kohe lugeda. Aga ma siis täna valisin välja väikese hulga raamatuid eelmisest aastast, mis on nüüd, kui aasta on täiesti läbi, mis on jäänud pinnale, mis on tõusnud nähtavale kohale, mida võib-olla kõiki kohe ei märganudki. Alustan siit samast. Maailma novell. Siin on siis, ta on hästi mõnusas väikeses formaadis. Mina alati otsin raamatuid, mis mahuvad mulle taskusse ja käekotti. Kogumik sisaldab novelle nüüdiskirjanikelt üle kogu maailma ja viib lugeja muu hulgas ühte Prantsuse pühapäeva, lõpmatusse aega, mis jääb autost väljumise ja koduuksest sisseastumise vahele, hobuse pähe, India tänavatele, maailma lõppu ootama, surrogaattema igapäeva, kokandustundi ja muidugi reisile inimhinge südamesse. Ma väga soovitan lugeda mõnikord asju, mis on meie mugavustsoonist väljas. Mul endal on olnud just selliste võõraste autoritega väga suuri novellielamusi. Et need on teistsugused lood, sellised üllatavad ja võib-olla midagi, mille sarnast sa pole varem lugenud ja millest sa igapäevaselt ei seikle. Siis, kui sulle meeldib meie sisuhääling, võin sulle soovitada raamatut Eesti kirjandus, üks rikkus ajab teist taga. Need on Igor Kotjuhi tehtud intervjuud Eesti kirjanike, mis on ilmunud ajakirjas Looming. Ja need on tõesti ääretult mõnus lugemine ja väga soovitan seda. Siis teos, millest olen ka põgusalt siin juba rääkinud, aga mida paljud kiitsid aasta ülevaadetes kui üht eelmise aasta mõnusat luulekogu. See on siis Joanna Elman Ilmunud linn ja loen teile väikese stiilinäite. Keegi ilmub akna taha, silmad rohelised, suu just nagu naeraks. Ta ilmub akna taha ja väreleb, vahepeal haihtub, siis ilmub. Siis on ta poolik, siis jälle terve. Tal on imeilus kasukas. Läigib hõbedaselt siis, kui kuu ta peale paistab. Päikese käes peegeldab kiiri. Suur ja võimas vääriskivi on ta karvkate. Ta ilmub alati nii äkki, et keegi ei oskagi teda siia oodata. Ta silmad põlevad ja suu on alati nagu naerul. Aga ometi ei tea, kas see ka hea on. Vahel öösel võpatad, kui ta kolistab su akna taga. Metsavaikusest ilmub su kodu juurde läbi aknagi, kostub hingamist. Ja alati, kui ta ilmub, kõik ülejäänud helid jäävad vaikseks. Siis väikene kõrvalpõige lastekirjandusse. Eelmisel aastal Rahvaraamatu aastaraamatu finalist lastekirjanduse kategoorias Kadri Hinrikuse Taksi ja Togi suvi
Elina Sildre illustreeritud. Siin on siis lood taksist ja dogist, kes on suured sõbrad ja kes veedavad koos suve ning eelnevalt on ilmunud nendest samadest tegelastest ka raamat Taks ja dogi. Siis Anti Saare Härra Haraldi Unistuste aed, pildid Marja-Liisa Plats. Seda raamatut on juba mitmel pool esile tõstetud, ka kaunimate raamatute konkursil ja see räägib Härra Haraldi aiast, kus ta siis kasvatab unistusi. Et mis on need erinevad unistused, mis meil on ja mida me peame tegema selle jaoks, et meie unistused saaksid kasvada. Indrek Kohv Issi, Elina Sildre pildid. See raamat räägib ühest isast, kes on mattunud argielu ja tööelu kohustuste alla. Ja siis lapsed lähevad otsima, aga selle juures on hästi tore see, et see on värssdraama, ehk et ta on riimuvas luulevormis näidend lastele kihvtide kahevärviliste piltidega. Ja tõesti seda on lastel väga mõnus lugeda. Siis üks aastaraamatu finalist rahvaraamatu lasteraamatu hääletuses, Miga Keraneni Pruudirööv. See on siis salaselts Rampsu, kes Supilinnas lahendab igasuguseid lahendamata juhtumeid. Imbi Paju Kadrioru aednik on lasteraamat roheliseks kasvamisest. Ta räägib hästi palju sellist Eesti ajalooga käsikäes, meie traditsioonidega käsikäes lugusid tegelastest ja võib-olla siis tegevustest. Näiteks kuidas mesilasi pidada. Üks romaan eelmisest aastast, mis paljudele lugemiselamust pakkus, on Rein Raud Katkurong. See räägib 1911. aastal Tsaari-Armee Velskri-kooli lõpetanud arstist, kes siis läheb katku pandeemiat likvideerima. Ja see on ühest väga pöörasest reisist ja siis ka sellest, mis hiljem saab, et aega läheb mööda ja kõik need ammusesse unustusse justkui vaibunud asjad tõusevad taas päevakorrale. Sofi Oksanen, Samasse jõkke, Putini sõda naiste vastu. See võitis rahvaraamatu parima tõlgetud teabekirjanduse auhinna ja selle võib-olla selline loosung võiks olla, et seksuaalvägivald ei ole ainult naiste asi, see on kogu maailma asi. Ja räägib siis näiteks sellest, et Venemaa pommitab Ukrainas sünnitushaiglaid, kasutab seksuaalvägivalda sõjarelvana, häbistab ja ähvardab ohvreid sotsiaalmeedias. Et Sofi Oksanen on tõelise sellise deep dive'i või süva uurimuse sellesse teemasse teinud, et oluline teada. Siis eelmisest aastast on veel esile tõstetud väga Eesti metsaluule antoloogiat, Südames laulavad metsad, mille koostas Doris Kareva ja ma olen varem selle kohta ütlenud, et see võiks olla igas kodus. Et siin on hästi palju hästi tõeliselt eriilmelisi tekste Eesti luuletajatelt. Ma loen näiteks ühe Toomas Liivilt. Märgade taldadega. Kändude vahele, sulg pehmena, unustan end. Katan sambla hõõgumist suveöös, rinnud silaman leekiva maasikamölluga. Kuumavana kaasa kõigun kännu keerduda unenägudes. Veel maasikaid ja maasikaid külluseni. Sulg pehmena suveöös sulan,
kuni sügis siis astub mu mõtteile märgade taldadega ja taeva teeb suureks ja tõde tõuseb tähtedeks. See ongi siis elu, see lõppematu tähesadu. Sulg pehmena kordun, tõelisena, märgade taldade all, külmades varvastes, kusagil. Minu jaoks oli tõesti tore vaadata kõiki neid aasta kokkuvõtteid ja ülevaateid, sest leidsin sealt kaudu nii palju raamatuid, mis tõesti olid mulle märkamatuks jäänud, sest ma võib-olla ei oska neid otsida. Üks sellistest minu jaoks maiuspaladest on Põhjakon, Eesti fantaasiakirjanduse antoloogia. Siin on siis väga palju fantastilisi lugusid, niivõrd erinevatelt autoritelt, nagu näiteks Friedebert Douglas, Karl Ristikivi, Rein Raud, Andrus Kivirähk, Liisi Ojamaa, Meelis Riidenthal, Indrek Hargla ja väga-väga paljud teised. Ma tõesti ei ole olnud suure fantaasiakirjanduse lugeja, aga ka näiteks Anniki Lamp, kes meil siin külas käis, kuidagi julgustas mind sinna teekonnale astuma ja ma arvan, et Eesti raamatu aastal võiks olla päris mõnus amps hakata lugema Eesti fantaasiakirjandust. Üks teos, mis eelmisel aastal, kui koostati aasta kokkuvõtteid siin hiljuti, mis tõusis väga-väga palju esile, on Ida Turpeinen Surelikud. Ja see on raamat, mille kirjeldusest mina ei osanud midagi arvata, oodata. 1741. aastal sõidab loodusteadlane, 1859. aastal ja 1952. aastal juhtub siis ka midagi. Et see kuidagi tundus mulle väga selline teaduslik ja väga võib-olla geograafia ja siuke hästi tõsine raamat. Aga siis nüüd ma märkan, et siin on kirjas romaan on pöörane seiklus läbi 3 sajandi, lugu suurtest inimlikest püüdlustest, teadusest, kunstist ja soovist äratada ellu midagi sellist, mille inimene on oma teadmatuses hävitanud. Ja see oli romaan, mis mind üldse ei kõnetanud, kui ta ilmus, aga nüüd nii palju nii sisukaid arvustusi sellele lugenud, et mulle tundub, et see on tõesti üks tõlkekirjanduse pärle, mis eesti keelde eelmisel aastal jõudis ja mida tasub kindlasti kas või natukene piiluda. Kaur Riismaa Enne pattu ja roboteid on romaan, mis pälvis 2023. aasta romaanivõistlusel Jaan Tõnissoni Postimehe fondi preemia ja lihtsalt mulle tundub, et ma ei ole nii ilusat, visuaalselt nii ilusat romaani nii kaua näinud, et ta on suures formaadis, need lehekülgede ääred on mustad, siin on järjepael ja see lehekülgede kujundus, mille ma saan aru, et Kaur Riismaa ise on teinud, on lihtsalt imekaunis. Siin on kunsti ja siin väga hästi Rein Raud ütleb saateks, et enne lugema hakkamist kinnitage mõtteline turvavöö. See raamat on Karussell, Ameerika mäed ja üle võlli kiik korraga. Üks eelmise aasta kultuurilooliselt väga märgiline teos, Mihkel Muti kirjutatud Liblikas, kes lendas liiga lähedale, Mati Unt ja tema aeg. Et nii Mati Unt kui Mihkel Muti ise Eesti kultuuriloos nii olulised kujud ja see raamat on tõesti põhjalik, väga laiahaardeline, sisaldab küllalt palju fotosid ja just võib-olla see, et ta ei ole ainult nagu ühe inimese biograafia sellisel kujul, aga et ta näitab Mati Unti nii erinevatest külgedest ja tõesti ka tema aega, mitte ainult tema enda sellist loometeekonda.
Charlotte Veitse Rosaarium. See raamat jäi mulle silma tänu sellele, et hästi paljud inimesed, kes rääkisid mulle selle lugemiskogemusest, rääkisid sellest nii erinevalt, nii müstiliselt, nii pööraselt, et see kohe tekitas selle tunde, et ma ei saa aru, kuidas kõik need erinevad osised, mida kõik need inimesed räägivad, saaksid omavahel kokku käia. Aga ta on selline taimede keskne, aga sellisel üllataval moel, mida võib-olla, kui keegi ütleb sulle, et see on raamat taimedest, siis sa ei kujuta ette, mis siin ikka juhtuda saab. Et see on üks selliseid raamatuid, mis kas kõnetab või ei kõneta, aga kui kõnetab, siis ilmselt jätab kustumatu mälestuse. Siis eelmise aasta vist üks olulisemaid teetähiseid kirjandusloos ja et just tõlkekirjanduse poole pealt, et lõpuks on eesti keelde jõudnud James Joyce'i Ulysses, mis on siis üks tõeliselt tähtis eelmise sajandi teos, see ilmus aastal 1922 ja oli paljudes ingliskeelsetes riikides üldsegi keelustatud ning see on hästi kõikehõlmav raamat, ta on ehitatud justkui Odüsseia raamile, kuigi räägib ühest ainsast päevast, 16. juunist 1904, 3 dublinlase elus ja selle on tõlkinud Paul-Erik Rummo ja juba saanud selle eest nii preemiaid kui lihtsalt ka aasta inimese tiitli edasilt. Ja ma märkasin just, et sellel on teine trükk ja võib-olla ka kirjastaja ei osanud kohe alguses aimata, et sellel peaaegu 900 leheküljelisel klassikul nii hästi läheb, et on vaja nii palju trükkida. Ja siis veel 3 raamatut, millest me tegelikult oleme siin juba rääkinud pikemalt. Piret Jaaksi Põdravalgus, üks eelmise aastaga esile tõstetud romaane ning Urmas Vadi Kuu teine pool, mis ilmselt ei vaja enam tutvustamist ning parima tõlgitud lastekirjanduse preemia sai Toomas Malkovski lugu Poisid, kes näeb kätega ja see on siis tõeliselt ligipääsetav laste lugu sellest, mida tähendab olla pime ja tunnen, et hästi oluline lisandus eesti keeles kättesaadavale lastekirjandusele. Need olid siis mõned palad eelmisest aastast, mis kui ei ole veel sinu lugemislauale jõudnud, siis nad võiksid sinna jõuda ja eks nädalalt tuleb aina uusi toredaid raamatuid müügile, trükikojast välja ja aeg annab arutust, millised on need, mis jäävad püsima. Head lugemist!